Paide linnameeskond tuli meie pere südametesse sel hetkel, kui meie poisid liitusid Paide linnameeskonnaga. Nüüd on 6-aastasest Nathanielist saanud juba varsti 10-aastane, et see näitab ka ära, mitu aastat on ta selle klubiga koos treeninud ja siinpool tervitused ka kõikidele treeneritele, kes on Nathanieli treeninud. Kuidas minust sai vabatahtlik Paide linnameeskonna juures? See oli rohkem selliste juhuste kokkulangemine, et oli teada, et tuleb laste jalgpallilaager ja mingi hetk me nägime, et oli küsimus, et kas on võimalik ka vabatahtlikel laste vanematel liituda, et aidata seda laagrit läbi viia. Kuna mul sel hetkel oli just puhkus, siis ei olnud isegi arutluse momenti ja ma pakkusin ennast vabatahtlikuks välja. Ja see oligi minu selle vabatahtlikkuse esimene verstapost. Ja nüüd on pigem see laagrites osalemine osa minu puhkuse plaanist. Nii et esimene kord ta sattus juhuslikult sealt olema. Nüüd ta on üks osa sellest ja alati on planeeritud 1 nädal kindlasti sinna laagrisse. Loomulikult on ka neid teisi vabatahtlikkuse vorme, ehk siis kuidas me aitame ja aitasime, loomulikult mitte mina, vaid kogu meie vabatahtlike brigaad. Aitame hooaega alustada, valmistada ette kõik need ported, need reklaamitaaflid ja loomulikult ka siis hooaega lõpetada, kui need samas jälle kõik kokku panna ja talvekorterisse kokku pakkida. Nii et see on selline tegevus, mis tavaliselt peakski tulema inimestelt nende hingest südamest. Meie puhul veel eriti, kui on veel tegemast ka klubiga, kus meie enda poeg treenib. Nii et see peaks olema ka laste vanemate selline motivaator, et alati teha asju mitte ainult oma nägemusest, vaid kellegi teise hüvanguks ja toeks. Kaitseväe ja jalgpalli vahel on väga palju ühist ja ühiseid iseloomujooni. Mõlemad on meeskonna tegevused. Mõlemal puhul üksik indiviidist edu saavutamiseks ei piisa. Mõlemal puhul kasutatakse taktikat ja taktika alati valitakse selle järgi, milline on vastane, milline on vastase struktuur, milline on vastase koosseis. Vaadatakse nende nõrku ja tugevaid külgi ja vastavalt sellele siis pannakse paika see mängutaktika, et millise formatsiooniga minnakse siis nii-öelda väljakule. Mõlemal puhul on see tähtis, et kui minnakse näiteks kaitseväena läheb lahinguväljale ja jalgpallu läheb jalgpalliplatsile, siis mõlemad lähevad võidumõtetega, et keegi mitte kunagi kaotama väljakule ei lähe. Kui minnakse sellise mõtlemisega, et jääda teiseks, siis pole väljakule mõtet üldsegi minna. Hakkame siis rääkima, et kaitseliin on hea, tugev, peab vastu. Meil on väga head keskkaitsjad, liikuvad, väga tugevad ääred, Sanne ja Mööl. Kurru ja Kase on keskel ja Mait on väravas. Eelmisest aastast on ka näha, et Maidul kõige rohkem nullimänge. See näitab ära, et meie nii-öelda tagala on tugev ja loodame, et ka see aasta sellel tugevusel on ka järjepidevust. Keskvälja põhimine mootor on meie kapten Andrei Frolov ja tema läheduses siis on erinevad satelliidid ehk siis keskpoolkaitsjad,
kes on siis minu mõistete järgi lahingutoetus. Et nemad toetavad siis rünnet ja samas ka toetavad kaitset. Nii et satelliitideks on neid väga õige nimetada, sest nad liiguvad kogu aeg edasi-tagasi väsimatult. Ja tugevuse kolmas osa on siis ka rünne, kus meil on jätkuvalt nüüd uusi tegijaid, kes on siis paranenud ja kes on liitunud meie meeskonnaga. On Siim Luts, on Joosep Saliste, on noori ründajaid, nii et meil mängu kvaliteeti on igas valdkonnas. Ma isegi väga ei näe nõrku kohti, sest igat positsiooni on võimalik asendada. Loomulikult mitte täies koosseisus, vaid osaliselt ja seda oli ka eelmine aasta näha, et kõik liinid tegelikult pidasid. Ja kui nüüd minna siis selle liigatabeli selle koha juurde, siis hetkel, mida me näeme, kes tabelit juhib. Ja ma olen kindel, et see peaks ka niimoodi ka lõpuni jääma. Et nagu öeldakse Metsatölli laulus, et lahinguväljal näeme, Raisk.